Tihti seostatakse ohverdamist puuduse või loobumisega. Kas siis ei saa teha seda, mida tahad, või pead millestki loobuma, et midagi saavutada? Kuid tegelikult ei ole ohverdamine midagi, mis viitab puudusele. Ohverdamine tähendab hoopis midagi muud. See on valik, mille teed kõige olulisema heaks. Me teeme elus pidevalt valikuid. Iga tegevus, mille valime, tähendab seda, et me loobume millestki muust. Kui veedame aega sõpradega, siis võib-olla ei saa me samal ajal tööd teha või õppida. Kui valime trenni, loobume ajast, mida oleks saanud kulutada muudele tegevustele. Kogu meie elu on valikute summa. Kuid need valikud ei ole juhuslikud. Me valime need asjad, mida peame oluliseks, isegi kui see tähendab, et me peame millestki muust loobuma. Kuna aeg on piiratud ressurss, on iga valik otsus, mis määrab meie elu prioriteedid ja need määravad meie elu suuna. Kui tunneme, et peame midagi ohverdama, siis tegelikult valime oma aja, tähelepanu ja energiat suunata kuhugi, mis on meie jaoks tähtsam. Kui inimene ütleb, ma ei saa trenni teha, mul pole aega, siis ei tähenda see, et tal pole aega. See tähendab, et ta on valinud oma aja kulutada millelegi muule, mis hetkel tundub olulisem. Kui ta tõeliselt tahaks trenni teha, siis leiaks ta selle aja. Probleem ei ole ajas, vaid valikutes, mida ta teeb. Ohverdamine ei tähenda, et elame pidevas puuduses või et kõik, mida me tahame, on meilt keelatud. Pigem on see oskus valida, mis on meie elus kõige olulisem. Iga kord, kui teeme valiku, tuleb meil küsida, kas see on tõesti minu jaoks prioriteet? Kas see on midagi, mis viib mind lähemale minu eesmärkidele? Kui meie valik ei ole kooskõlas meie väärtustega, võib see tähendada, et me oleme loonud oma elus teatud tasakaalu, kus üks asi on olulisem kui teine. Kui räägime ohverdamisest eesmärkide nimel, ei räägime piiramisest või piinast. Tegelikult võib see olla väga vabastav. See, et me saame valida, mida me oma elus väärtustame ja saame oma tegusid vastavalt sellele suunata. Kui me panustame rohkem aega tervisele, tähendab see, et me oleme valmis loobuma mõnest muust tegevusest. Kui pühendame oma aja suhte hooldamisele, ei pea see olema kannatus. See on lihtsalt teadlik valik. Lõppkokkuvõttes ei ole ohverdamine seotud puudusega, vaid pigem tähendusrikka elu loomisega. Kui me valime teadlikult, millele me oma tähelepanu suuname, siis loome elu, mis on kooskõlas meie kõige sügavamate väärtustega. Ohverdamine pole siis midagi, mida tuleb karta. See on üks viis elada elu täis teadlikkust ja eesmärke. Aitäh ja peatse kuulmiseni!